kuidas välja tulla siis kaotustest? On nad siis elukoha, töökoha, lahkuminekud või mis iganes kaotused teie elus? Nagu ma eelmises videos rääkisin, on see komplitseeritud aju jaoks sellepärast, et ta on harjunud teatud viisil mõtlema, teatud viisil reageerima, mis läbi me oleme ka harjunud aja jooksul nii-öeldes automaatselt käituma. Ja vot, kui me tahame midagi muutma hakata, siis üks variant, mida tasuks teha, on see, et võtke üks valge paberileht ja kirjutage sinna peale lühidalt. Ükskõik kas punktide kaupa või siis kirjatükina. Kui te samamoodi reageerite, ehk siis näiteks, ma ei tea, leinate, näiteks olete tige, olete pettunud, mis iganes, siis mis see teie jaoks tegelikult laiemalt tähendab? Ja mitte ainult teie jaoks, vaid ka teie lähedaste jaoks, inimeste jaoks, kes on teile elus olulised. See on meetod, mis sobib hästi ratsionaalsetele inimestele. Ehk siis, kui ma võtan paberi ja pliiatsi ja kirjutan sinna peale üles, et nii, nüüd ma nägin teda või nüüd ma mõtlesin sellest, mul meeleolu langes, mul töövõime kadus, ma ei tahtnudki mitte midagi muud, ma olin halvas tujus või ma olin täielikus depressioonis ja nüüd, kuidas see mõjutas, näiteks seda, kuidas tundsid ennast lapsed, kuidas mu sõbrad ei taha mulle enam helistada ja nii edasi. Kui me teeme nagu selle revisjoni, seda on valus teha, aga seal ei ole vaja pikalt päevade kaupa seda teha. Võtke lihtsalt näiteks pool tundi aega ja kirjutage. Ja nüüd pange sinna kõrvale teine leht ja kirjutage, mis toimub siis aasta pärast, kui te täpselt samamoodi jätkate. Ja uskuge mind, kui te hakkate mõtlema selle peale, et kui te samamoodi jätkate, ehk siis olete kurb, kibestunud, masendunud, leinate, tunnete seda sama apaatiat, seda kurbust, sellega edasi lähete, siis teate, see olukord on suure tõenäosusega veelgi hullemaks läinud. Kui sellest on veel vähe, mõelge, mis on 2 aasta pärast. Ja mõelge siis korraks, aga kas te tahate seda elu? Ja nüüd võtate 3. lehe ja kirjutate sinna peale, mida te enda ellu tahaksite. Miks see on oluline? Sest et see on teie